Andrei Yermaki kohtuprotsess on täna Ukrainas kuum teema. Ja see kohtuprotsess on tõesti šokeeriv, sest see, mis tuli välja kõrgeimas korruptsioonivastases kohtus 13. mail, ei ole enam lihtsalt korruptsiooniskandaal, vabandage väga. See on nagu mingi poliitiline seriaal selgeltnägijate, šamaanide, Nord Stream 2 horoskoobi järgi tehtud ametisse nimetamiste ja rahapesust pärit rahadega ja jutt käib miljonitest. Aga mis on huvitav, äkki tulid välja üksikasjad selle kohta, kuidas Andrei Yermak mitte ainult ei konsulteerinud mingi selgeltnägijaga, vaid üritas ka tema nõuandel takistada Venemaa gaasitoru Nord Stream 2 taaselustamise blokeerimist. Seega vaatame asja järjekorras. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar, see on väga oluline. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is ja olen teile selle eest tänulik. Ja liitube ka minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Alustame siis Ukraina kõrgeima korruptsioonivastase kohtuistungiga. See on juba teine päev, mis taas ei toonud Yermakile tõkendi kohaldamise otsust. Täna jätkas Vaks presidendi kantselei endise juhi jaoks tõkendi kohaldamist ja siin on, mis juhtus. Spetsialiseeritud korruptsioonivastase prokuratuuri esindaja Valentina Grebenjuk tegi kohtusaalis avalduse. Süüdistuse pool teatas, et kahtlustatav pöördus selgeltnägija poole seoses riikliku korruptsioonivastase büroo ja spetsialiseeritud korruptsioonivastase prokuratuuri juhtkonnaga, samuti Ukraina ajakirjanike ja rahvasaadikute kohta. Etteloetud materjalides mainiti isegi Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi nime. Uurimine konfiskeeris iPhone 12, mille omanik oli Veronika Anikina. Nüüd saame teada, kes ta on. See on seesama Veronika Fenshui office. Just nii tuvastas ta prokuratuur. Ja just nii oli ta salvestatud Andrei Yermaki telefonis. Veronika Fenshui office. Ja nüüd konfiskeeritud telefoni kasutas Anikevitš ainult suhtlemiseks kontaktiga Andrei 2025. See oli Andrei Yermak. Nüüd, millest täpsemalt, ta küsis temalt seda. Kohtumaterjalide järgi, mida prokurör ette luges, pöördus Yermak selgeltnägija poole. Seoses NABU direktori Semjon Krivonossiga, spetsialiseeritud korruptsioonivastase prokuratuuri juhi Aleksandr Klimenkoga, ajalehe Ukrainska Pravda peatoimetaja Sevgil Musaevaga ja uuriva ajakirjaniku Mihhail Tkatšiga, rahvasaadikute Jaroslav Železnjaki, Aleksei Kontšarenko ja David Arahamiaga. Ja see pole veel täielik nimekiri neist, kelle kohta ta selgeltnägija poole pöördus. Kohtusaalis mainitakse ka Donald Trumpi nime. Ja kõigi nende kohta palus Yermak selgeltnägijalt nõu, mida nendega peale hakata. Ehk siis inimene, kes de facto juhtis Ukraina välispoliitikat ja koordineeris seda Valge Majaga, konsulteeris kõigis neis küsimustes Kiievi astroloogiga. Prokurör luges ette kirjavahetuse Veronika Fenshui ja Andrei 2025 vahel. 24. detsember 2025. Just siis toimusid Yermaki esimesed läbiotsimised. Ja nüüd kirjutas kontakt Andrei 2025 tsitaat. Klimenko Krivonos. Ennustaja vastas mitmeleheküljelise kirjaga, mis algab nii. Tsiteerin sõna-sõnalt. Ma olen täna väga vihane, seetõttu palun juba ette vabandust oma teravuse pärast. Aga teisest küljest võib-olla minu teravus häälestab teid teisele lainele. Kõik algab sõnast, mida me ütleme endale ja teistele. Te ei eskaleeri viimastel kuudel. Samuti ei vasta te mingitele rünnakutele ega peksmistele. Nemad eskaleerivad, teie lubate sellel juhtuda. Siin ei ole mingist eskaleerimisest juttugi. See on kirjavahetus inimesega, kes juhtis riiki, tuletan meelde, Kiievi astroloogiga selle üle, kuidas ta peaks reageerima korruptsioonivastastele uurimistele. Ja ma ei mõtle seda välja. Need on eeluurimismaterjalid, mis loeti ette täna kõrgeimas korruptsioonivastases kohtus. Nüüd, kes on Veronika Fenshui? See on 51-aastane Kiievi elanik, kes nimetab enda astroloogia konsultandiks. Tema päris nimi on Veronika Anikevitš. Sotsiaalmeedias toetas ta aktiivselt Andrei Yermakit. Teiste kasutajate kontaktides on ta kirjas kui Veronika konsultant AB. See tähendab Andrei Borissovitš. Tähelepanu, Veronika Anikevitš on Yermaki ennustaja. Telegramis peab ta kanalit kuutunnid ja annab nõu astroloogia alal, kuidas leida oma tee, aga see pole veel kõik. 2015 aastal käis seesama Anikevitš rahulikult Krimmis.
tema isa Fjodor Anikjevitš on Venemaa Föderatsiooni kodanik, endine opositsioonibloki rajooniosakonna juht Ginitšeskis, kes 2015 aastal väitis, et suhtus Venemaasse lugupidavalt. Tema sotsiaalmeedia fotode põhjal räägitakse, et ka tema, nagu teisedki töötajad, poseeris 2025 aasta mais Georgi lintide ja Venemaa Föderatsiooni lippudega. Ja elab okupeeritud Ginitšeskis. Seda olukorda kommenteerimast keeldus ennustaja pani lihtsalt toru ära. Personalivalikud Ukraina riigis kooskõlastati naisega, kelle isa on kollaborant ja elab okupeeritud. Nüüd, mis puudutab Nord Stream 2T, ma arvan, et see intrigeeris teid. See on juba täiesti teine tase. Täna šokeeris Andrei Kobolev, endine Naftogaasi juhatuse esimees, oma ülestunnistusega. Tsitaat. Kui 2021 aastal vahetult enne minu vallandamist üritas Jermak mind veenda lõpetama koostöö meie lobistidega USAs, kasutas ta aktiivselt fraasi "see ei ole feng shui". Millest jutt käib? Naftogas töötas alates 2017 aastast aktiivselt USA kongressis ja administratsioonis, taotledes sanktsioonide kehtestamist Nord Stream 2 vastu ning takistades selle käivitamist. Ja nüüd 2021 aastal ehk aasta enne täiemahulist sissetungi veenab presidendi kantselei juht Jermak Naftogaasi juhti lõpetama selle töö kongressi ja administratsiooniga ning lisaks ka lobistidega ning mitte taotlema sanktsioone. Ja veelgi enam, mitte taotlema seda, et Nord Stream 2 kunagi ei käivituks. Ta ütleb, et Vene gaasitoru käivitamise vastu võitlemine ei ole feng shui järgi õige. Ma ei tea muidugi, aga tundub, et see on viide just sellele Veronika feng shuile. Nüüd raha kohta. Prokuratuur kvalifitseeris juhtumi Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 alusel. Kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimine. Karistus on 8–12 aastat koos konfiskeerimisega. Jermaki kaitse ja võimupoolne toetus. Telegrami kanalid ründavad praegu just seda paragrahvi, väites, et prokuratuur kvalifitseeris selle eelkuriteona. Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahv 209. Aga ma selgitan, miks uurimine valis just legaliseerimise küsimuse. Tulud, saadud summad, mis tulid rahapesuskeemist ehituse rahastamiseks. Sanktsioon. Нашли финансовый поток. Konfiskeerimisega võivad tõestada rahapesu fakti isegi ilma ehitusekspertiisi lõpetamiseta. Jermaki kaitse ja ei. Kõigepealt tuleb kindlaks teha kuriteo koosseis. Tegelikult, et need majad ehitati tõepoolest korruptiivse raha eest. Ja selle põhjal tuleb siis juba tõestada, et see raha oli kuidagi pestud. Nabu väidab, et võib minna ka teist teed ja see on põhimõtteliselt oluline, sest just dünastia objektide ehitusekspertiisi keegi blokeeris. Riiklik korruptsioonivastane büroo. Prokuratuur kvalifitseeris ekspertidel avaldatud mõju, mis väidetavalt tuli SBU töötajatelt. Lõpuks ütles täna kohtus Andrei Jermak, et tal ei ole raha kautsjoni tasumiseks. Ja ärge arvake, et Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 järgi tal tõesti raha ei ole. Raha on olemas, aga siin on probleem. Endiste tulude päritolu on kahtlane. On raske leida just puhast raha. Inimene, keda võib oodata kuni 12 aastat, ei suuda leida raha kautsjoni jaoks või kui leiabki, siis pole see puhas raha. Ja siis on see iseenesest süüdistuse tõend. Lõpuks peaks juba homme, 14 mail, lõpuks ometi langetama otsuse tõkendi kohta. Prokuratuur kvalifitseeris selle kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 alusel saadud kuritegelikul teel. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, kasutades ükskõik millist annetust või tasulist tellimust. Prokuratuur kvalifitseeris selle Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 alusel. Kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimine. Karistus kuni 12 aastat koos konfiskeerimisega.